Esimese 100 kliendi leidmine on tänase saate teemaks ja see on siis jätkuosa meie maraton podcastile, kus me räägime oma äri alustamisest. Kui sa eelmisi saateid veel kuulanud ei ole, siis sa leiad need sealt samast kuskilt kõrvalt, kus sa leidsid selle saate. Ja täna me räägime siis, kuidas leida oma esimesed kliendid, millised tegevused seal turunduses, teha äriplaanist. Sellised 10 head punkti tegelikult, mille me käime siin siis läbi ja proovime anda sulle siit ka siis praktilisi nõuandeid, mida sa saaksid kasutada, et siis enda esimese 100 kliendini leida. Tere, mina olen ka Teet. Mina olen Sven ja sa kuulad Nullist podcasti. Kui sa leiad oma esimesed 10 klienti, siis sa leiad ka 100 klienti. Kui sa leiad 100 klienti, leiad ka 1000 klienti ja nii edasi. Minu käest seda on öelnud Seth Godin ja see on nii tõsi tegelikult. Esimeste klientide leidmine on kindlasti see kõige raskem osa selle asja juures, aga siin tulevad siis appi täna sulle kanalid, mis on meil siin viimaste aastatega väga populaarse saanud, nagu sotsiaalmeedia ja loomulikult sinu kodulehed ja e-mailid ja nii edasi. Ja Teet alustab seda esimesest kõige olulisemast asjast teha enda jaoks üks väike plaan koos eesmärkidega ehk äriplaan. Mul see raamat on, tead ise ka väga hästi, on siuke Road Less Stupid on ja siis tee vähem lollusteni. See on ettevõtluskuld, soovitan kõikidel seda lugeda. Thumbtacksi, eks vaan. Jah, et seda lollimaksu vähem maksaks seal. Ja seal ka räägiti sellest nagu plaani koostamisest, sellest protsessist. Ühelt poolt seda plaani on selle jaoks vaja, et su ettevõttes siis või meeskonnas teised inimesed ka osalevad selles, annavad sisendit, nad tunnevad selle plaani osana ja viivad seda paremini ellu, on ju. See on nende oma, on ju. Teine pool on see, et kohati ei olegi võib-olla see plaani nagu lõppeesmärk oluline, kui see plaanimise protsess ise. Tegiks mingi suurem pilt arusaamine. Sa käid läbi oma need punktid seal sees, sa hakkad mõtlema lahendusi, millele võib-olla ei pruugi. Pärast pead seda thumbtacksi maksma seal topelt rohkem. Äriplaan, ütleme meie puhul ka, ütleme see Booster Shelfil on olnud, ma arvan, 4, nüüd on 5 tulemas äriplaan ja seda on vaja sellepärast, et tegelikult anda mingi pikem visioon või värskendada see pikemat visiooni seal. Esimese äriplaani me tegime siis sundkorras, ei olnud meie enda vabatahtlik soov seda tegema hakata, taotlesime EAS-ilt alustava ettevõtte toetust. Ja selle raames anti siis kõik vajalikud dokumendid ja materjalid nende poolt ette. No selles mõttes müts maha, et seal on kõik vajalikud nagu Excelid asjad kaasas, kus ma panin ka siis sisse meie toote siis oma hinnad, müügid, asjad on ja tegelikult ta kalkuleeris nagu üli hästi kokku selle ja mul tekkis esimest korda arusaamine, kus meie ettevõttena nagu oleme või kui palju me üldse peame mingid tooteid müüma, et olla siis justkui positiivne oma äritegevusega. Ja seal oli ka, et kuna see plaan eeldas, et sa siis ikkagi 3 aastaga enam-vähem mingi 80 000 eurid, et nagu aastas elama käivad, ega me ka siis Excel kannatab kõike, siis me ka joonistasime oma 80 000 sinna Excelisse sisse ära, et ikkagi nagu õigustada seda. Ise hoidsime peast kinni, et kas see võimalik on. Ega me nagu hea meelega sinna alla ei kirjutanud. Mis ma võtan, aga teise poole on siis selle nagu kirjaliku osa. Esiteks, kes sa nagu oled ettevõttena, mis on sinu siis unikaalsus turu peal, kes su konkurendid on, mis on see SWOT-analüüsi teed seal ära ja ma ütlen, et see ei olnud nagu üldse halb asi, see harjutus iseseisvalt läbi teha, mõelda see sama nagu hobi case, et me teeme mingi suvalise toote valmis, aga nüüd sa hakkad mõtlema nagu ärina teda. Kuhu me tahaksime olla 3 aasta pärast. Ja selles mõttes see 3 aastat, kas see nüüd on oluline mingi milestone või mitte, aga sa hakkad unistama. Ja seal me unistasime ka, et meil Boostil hakkavad ju oma kohvikud olema ja mingi blenderite setupid ja kaikki judod nagu. Me ei ole nagu sinnapoole liikunud, sest see ei ole nagu vajalik olnud, on ju. Aga mingil etapil me saime aru, et okei, et kui me ise ei tee kohvikut, hakkame kohvikutega koostööd tegema, on ju. Ja müüme ennast läbi selle sisse seda kontseptsiooni või seda mõtet, on ju. Et tegelikult
seda nagu unistada tuleb ja kui see on osa sellest nagu äriplaanist, kus sa siis sellele ettevõttele vaatadki, et aga kus ma tahaksin nagu olla. Ma arvan, et see on ka oluline sellepärast, et sul see idee võib tekkida nagu puhtalt tekitab sihukese emotsionaalse nagu, et kõik läheb hästi ja tegelikult sa ei ole nagu reaalselt või sul reaalsust taju natuke kaob ära, eks ole. Nüüd, kui sa sinna Wordi või Exceli taha maha istud, hakkad seda kirjutama ja arvutama seal, siis see toob sind maa peale, eks ole, paneb seda pilti vaatama ja teinekord see võib aidatagi sul siis neid rumalad otsuseid siis tegelikult vältida. Ja see tekitas ka arusaamise näiteks, et esialgu paar toodet oli meil ainult. Sa vaatasid, kurat, et see matemaatika ei tule välja, meil on veel vaja tooteid juurde tuua, et kui palju me näiteks peaksime uusi tooteid tooma seal ja millised need tooted peaksid olema. Ma olin sunnitud nagu sellest sihukesest nädalavaatest, ütleme, kus ei julge nagu pikalt ette vaadata, tegelikult vaatame nagu väga pika horisondi taha. Ja see oli küll nagu hästi kihvt kogemus. Me ei käinud näpuga seda nagu äriplaani pärast nagu järgi, aga mis on nagu tänaseks nagu kaasa tulnud seal on see, et erinevate aastate jooksul me oleme teinud igal aastal oma sihukese nagu äriplaani. Update on sihukest nagu mingi sihukest pikemat vaadet ja siis mis me selle aastaga tahame ära teha. Ja me oleme jõudnud sinna, et sihukese aastase plaani tegemisel esimesed 6 kuud on väga täpsed, mida me siis tahame saavutada, sest me teame, seal nagu ootused on. Aga see viimane 6 kuud on jälle nagu väga mööda. Ja nüüd meil ongi käimas siis selliselt, et kuna muutused on hästi kiired tulema, värskelt on siin mingisugused majanduslikud muutused, me peame kohanema nende asjadega. Ja tegelikult see plaan, mis selleks aastaks tehtud oli, see on prügikast ju. Seal ei ole ju mitte midagi teha, seal on ju vahepeal nii palju asju muutunud ja me peame olema paindlikud selles osas, et kui sa kuulad seda aastal 2024, siis me räägime siit aastal 2020, kus on värskelt koroona olnud. Loodame, et maailm on püsti selleks ajaks veel. Aga lõppkokkuvõttes see plaan, mis sellest aastast tuldi, ei olnud nagu neid sisendid olemas. Ja nüüd meil oli teadlik arusaamine sellest, et me peame pool aasta pealt uuendama oma väljavaateid. Me peame pool aasta keskel, ehk siis juuni ja juuli update ima ära oma järgmise pool aasta asjad. Kus me oleme siis oma müükidega, kas meil on plaan, kas me oleme oma siis graafikus, kas me jookseme sealt nagu ootuspäraselt, kuidas meil kulud jooksevad, kas meie investeeringud on toiminud, on nad andnud nagu ootuspärast tulemust, peame seal muutma midagi, tooma juurde, midagi ära võtma. Et tegelikult sa update'id seda selle aasta nagu väljavaadet, loomulikult sa update'id ka seda pikemat nagu visiooni natukene. Aga sa pigem proovid neid lühiajalisi, strateegilisi, taktikalisi otsuseid enda jaoks kohandada selle turu ja situatsiooniga. Nii et ma ütleks, et selle äriplaani nagu tegemine ei ole ühekordne tegevus. See jääb edaspidi kaasa ja see peaks saama nagu osaks igast ettevõttest, lihtsalt selle äriplaani tegemisel ei tasu ennast nagu üle mõelda ja liigselt seda energiat. Olema liiga keeruline. Jah, liiga keeruliseks ise endal nagu ajada või liiga täpseks proovida ajada. Ja siis sa tead esiteks, kes on sinu kliendid, kuhu sa seda, mis kanalitesse seda müüma hakkad, kus sa oma toorainet saab, mis need maksavad, mis need kulud on. Räägi korra sellest oma hinnast või müügi hinnast, et kas seal oli mingid sellised üllatusi, mis tuli sinu jaoks, nagu millal sa ennem ei osanud mõelda. Ma arvan, siin võib-olla selle arvutamise osas natukene oleks mingi sisendit hea teada. Kas mingi maksud või mingid nipet-näpet, väiksed kulud, ma tean, et e-poes on ju näiteks mingid tehingukulud, on nagu see iga selle kaardi maksab, iga selle maksab midagi. Kindlasti aja jooksul on täiustunud see oma hinna arvutused, et alguses, mis me sinna sisse panime, meil oligi hästi vähe sisendeid. Tooraine, pakend, etikett, kõik on kasum. Mingi nipet-näpet peale ja kõik oligi kasum. Et selles mõttes oli. Kahekesi oma kõigist teed seda. Jah, et keegi kuskil midagi ei saa ka ja siis proovid sellega nagu ära elada seal. Et aja jooksul lihtsalt neid sisendeid on nagu juurde tulnud ja see on omakorda siis mänginud seal kasumlikkused ja tooted ja valikud asjad nagu üle, et otseselt mingisuguseid muutuseid ei ole olnud. Kindlasti me oleme hakanud rohkem müüma siis erinevaid komplekte, kombosi, mitu tükki koos on ja see muudab siis natukene seda ühele kliendile rohkem müüa, et sa ennem rääkisid, see oli meil workshopis alustusel Google Analyticsist rääkisime, aga sellest
alguses meil ostukorv oli 20 eurot ühele inimesele, et nüüd me siis müüme talle 2 pakki või siis 3 toodet on seal koos natuke soodsama hinnaga, kliendi jaoks on seal suurem väärtus, saab siis rohkem vähem eest, aga meie jaoks ostukorv on tõusnud siis 20 pealt 40 euro peale. Ehk siis see turunduskulu nüüd seal on, kui sa muidu maksid ühe kliendi saamisest näiteks 5 eurot, siis saad tegelikult Miks see äriplaan on veel nagu oluline, et kuna Boost Yourself tõstis nagu investeeringuraha ka on ja, siis tegelikult täpselt samamoodi, ma pidin tegema selle äriplaani selleks, et milleks mul seda vahendeid vaja on, ma pidin selle ära selgitama, miks meie toode on turu peal unikaalne, mis on meie eelis kõikide teistega võrreldes, mis on meie konkurentsituatsioon ja nii edasi. Et ütleme sellist enesetõestamist ja enda meeskonnale, kui sul on juba rohkem kui sina ise, et siis sa peadki tegema selle plaaniga selliselt, et kõik oleksid nagu ühel lehel oma asjadega. Siit tekib ka see eesmärgistamine on ju, kuidas neid eesmärke enda jaoks panna ja kuidas sa neid milestone järjest siis ära tood seal. Aga see raha tõstmine oli alles 3 aastat hiljem. Ja. Me alustasime tegelikult Boost Yourselfi kõigest 3000 euro eest, et esimesed toorained saada. Nüüd, kui see äriidee on sul paika saanud ja sul enda jaoks on enam-vähem selge, et võt siit võiks midagi tulla, siis meenub üks lugu ühest raamatust, kuidas kutid, see oli ka 2 kutte, kes läksid oma äriideed testima. See oli vist Innocent Choices, kutis Londonist, vist ükskord Inglismaalt on väga suureks brändis kasvanud. Ja nad kas ise mahlasid või tuli kuskilt see idee, nad läksid laadale. Kuskile kuskil festival läksid. Panid oma laua püsti sinna ja panid oma mahlad sinna välja, tasuta isegi ja seal oli juures siis proovi meie seda smuutit või mahla. Kui sa arvad, et me peaksime seda müüma, viska selle siia korvi, ühes korvis oli siis jah, teine oli ei. Ehk siis sa hääletasid selle topsidega. Päeva lõpuks oli postel selge, et kas seda on mõtet müüa, kas inimesed tahaksid see osta, oligi kogu lugu, eks ole. Et kõige parem tegelikult testi minna, et muidugi on täna elektroonilised võimalused või internetis saad Facebooki reklaamid või Google'ist testida, aga kõigepealt näost näkku inimesega. Mis inimesed üldse arvavad sellest? Kas neile maitseb see või kas nad on valmis ostma seda, mis küsimused neil tekivad sellega seoses. Et anna kas või tasuta proovida, kui sul on võimalik anda, kui see toode ei ole väga kallis ja kuula seda tagasi, et sul on vaja seda vestlust ja dialoogi selle inimesega, eks ole, sest sealt tulevadki sinu need turundussõnumid, sealt tulevad sinu reklaamide pealkirjad, sealt tuleb sinu esilehe pealkirjad, sealt tulevad sinu tootelehe tekstid ja müügiargumendid, eks ole, et miks inimesed üldse ostavad, et sul on seda kogemust vaja kindlasti näost näkku, et muidu sa lähed liiga kiiresti võib-olla internetti ja siis toode ei müü, aga sa võib-olla asi ei ole see tootes, võib-olla sa ei oska sellest rääkida, sellepärast, et sa ei tea, miks inimesed seda tegelikult ostavad. Ja siit ongi niisugune hea kokkuvõte sellele, et see kogu seda tagasisidet on ju. See tagasiside ei peagi minema konkreetselt tootelehele. Lihtsalt las inimesed saadavad tagasisidet peale ostu sinule e-mailile. Kirjuta ise, mina olen selle ettevõtte asutaja, väga hea meelega kuulaks sinu mõtteid selle koha pealt, kuidas sa meid leidsid, mis sa sellest tootest arvad, miks sa üldse seda otsustasid osta enda jaoks ja kui sul tuleb sealt 10-st 2 tükki juba tagasi, see on juba nagu võit, et keegi on võtnud vaevaks ja tegelikult vastata su palvele. Ära tee seda tagasiside kogumist liiga keeruliseks, maksimum 2-3 küsimust, et avatud vastused kindlasti. Avatud vastus, et keegi ei peaks seal hakkama nagu tohutut tunde võtma selleks, et sa kirjutad, seda rohkem nad vastavad. Ja selles suhtes, kui sa ühel saad suhelda, siis sa saad kohe selle inimesega rääkida või siis saad helistada. Me kirjutasime reaalselt Teeduga mitukümmend e-maili päevas, ükshaaval, sealt ei saatnud siis seda automaatselt välja, kui me alustasime, vaid ongi, tere Sven, nägin, et sa tellisid meie toodet, kuidas tahtsin küsida, kas kõik oli korras ja kuidas sulle see meeldis või maitses või mida see sulle tegi ja sealt sa saad endale väga head sisendit. Nüüd järgmine punkt, number 3, koduleht on täna võimalik ülikiiresti, ülilihtsalt üles panna, et kas see on WordPress, kas see on Voog, ükskõik mis platvormi sa valid, siis meie alustasime enda koduleht 11-it 50 euro eest ja ka Boost Yourselfi tegelikult kodulehe me tegime täpselt samamoodi, ostsime valmis template'i 50 euro eest, registreerisime domeeni, panime kodulehe püsti, jah, see on maailma ilusam kindlasti,
siiamaani ei ole, aga see koduleht hakkas raha teenima, see hakkas müüke tegema ja see täitis oma eesmärki ja siis on sul aega seda selle aja jooksul parandada ja paremaks teha ka. See on siis, kui sul vahendid on piiratud ja kuna meil olid vahendid piiratud, sest kodulehe tellimine võib maksta sul 1000 eurost. Kui sul ongi ainult mõni 1000 eurot, siis sa ei saa seda panna sinna ühte kohta. WordPress on, mida ma isiklikult soovitaksin, kogu maailma internetist 30% toimib siis WordPressi peal tegelikult, sa saad lisada ka sinna WooCommerce'iga väga lihtsalt e-poe. Voog on, ma tean, populaarne, on Eesti oma siis platvorm, võimaldab sul ka väga lihtsalt teha. Seal nüüd mingid piirangud jäävad, kui su äri hakkab kasvama, aga esimeseks selliseks pooleks aastaks ta on kindlasti okei ja kui sul turunduslikult väga palju tegevusi vaja teha ei ole, siis sellest võib ka sulle piisata. Üks, mille võib-olla vahele visata lihtsalt, on see Shopify on ka pead tõstmas, et ka tal on täna võib-olla e-poodidele tulnud nüüd Omniva liidesed Eesti makselahendused sinna vidinatena ära, et täitsa nagu reaalne vant, kui sa Eestis ka soovid nagu seda kasutada. Kui sa Eestist väljaspool, siis seal on nagu kõik asjad olemas. Et Shopify nõuab võib-olla natuke rohkem tehnilist, et sul natuke raskem konfigureerida seal, et WordPressi osa võib-olla on lihtsam, aga mis iganes sinu valik on, sul on võimalik reaalselt 1 nädalavahetusega enda koduleht püsti panna. Lihtsalt see esimene versioon, esileht, kus osta saab, tooteleht, kas ta on sul online äri või tavaline äri, ilma koduleheta sul ei ole võimalik teha, sest kuhu sa inimesi saadad Facebookist, kuidas nad saavad sind Google'ist üles leida, sul mitte mingit pidi ei ole võimalik teha, et Facebooki leht on hea küll, aga ta ei asenda sinu kodulehte, et seal jääb natukene puudu. Nüüd aastal 2020 ja edasi, mis koroona meil siin näitas, e-kaubandus sai väga kiiresti endale hoo sisse ja kiirendas kogu seda arengut ja tegelikult seisma sa siit kindlasti jää. Igal äril tulevikku vaadates peaks olema online'ist ostmise võimalus juures seal. Kas see on osaliselt sul mingi osa sellest tootest või teenusest on sul online'is, või see broneerimine või see osa kaubandusest on seal, mingil kujul peaks olema sul online'ist ostmise võimalus juures. Kui me räägime nüüd Eestist, siis teed ka sihukesest väiksest kohast, nagu Karksi-Nuia, suuri kaubamaasid ei ole. Karksi-Nuias üllatuslikult on isegi kaubamaja, sealt võib Vene madruse särki endale osta. Aga kui me vaatame kogu selle nagu online'i arengut, vaatan ka seda e-kaubandusliidu poole pealt, et kui palju tegelikult investeeritakse nendesse logistilisse lahendusse, Omniva, TPD, Itellad on ju, teevad pakiautomaate igale poole kättesaadavaks. Ja mida rohkematesse nurkadesse Eestimaal see jõuab, tegelikult on nad üle Baltikumi on ju, seda kättesaadav on e-pood. Ehk siis sa võidki oma e-poodidega teha tänaselt Kuressaarest või Valgast, kus iganes kohast ja sa tegelikult saad oma pakid teele saadetud ja see on järgmine päev on siis klientidel käes seal. Nii et selles mõttes see ei ole täna nagu neid takistusi. Kui me räägime ka sellest, et see e-poodide osakaal kasvab, siis viimane graafik oligi nüüd peale seda koroona case'i, kus siis näitas siis USA see e-poodide kasvu. Ja see oli siis, kui seni oli sellest kaubandusärist oli kuskil 4-5% juures selle penetration on ja, siis ta on tänaseks oli seal 20%. Et see on nagu hästi tugevalt on sisend see, et igaüks peab leidma endale optionid seal midagi müüa. Jaa, kindlasti ja samamoodi makselahendused, kõik asjad on olemas, paki saatmisest ükskõik, mis sa sinna tahad külge lisada, et ilma selleta koduleht ei soovitaks pigem. Loo Facebooki leht, Instagrami konto ja selle ma soovitaks sul registreerida juba siis, kui sa lähed endale domeeni registreerima, et sa vaatad, kas need nimed on seal vabad ja mis nimed sa üldse võtta saaksid endale. Instagrami konto nimi muidugi ei pea olema sul konkreetselt brändi nimi, seda võib raske saada teinekord. Facebooki leht, mida rohkem ta peaks vastama ikkagi selle sama, mis sul domeen on. Sa võid sinna panna siis mingi lühende või tähise juurde,
OÜ-d sinna lõppu pole mõtet lisada, see on sinu ettevõtte nimi, aga hakka seal juba võimalikult varakult endale publikut ehitama, et me hakkasime ka kuskil 2 kuud enne või hakkasime seal või 3 kuud hakkasime enne postitama ja tegema seal oma smutitest ja asjadest. Kui me alustasime, samamoodi oli 0 jälgijat, see on väga okei. Pildista võimalikult palju, kui sa ise pildistad hästi, siis pildista ise, kui sa pildista ise hästi, siis kutsu endale keegi pildistama, kas see ei pea olema keegi profifotograaf, on olemas ka selliseid hobifotograafe, kes võib-olla 100 euro eest tulevad sul teevad sulle korraliku seeria, mida saad pärast siis sotsiaalmeedias jagada või videomees, kus sa saad rääkida siis, kuidas sa oma asja alustasid, kuidas sinu ettevõtte inimesi aitab või demonstreerid seal oma toote kasutamist, selline lühike klipp siis sotsiaalmeedias näiteks. Ma tean näiteks ühte T-särgi businessit, kus sama kes müüja teeb ise T-särke, hoiab seda T-särki käes ja tema käsi on seal kaamera peal kogu aeg ja ta teeb puldiga, teeb selle pildi ära. Kaamera setup on üleval, üksi on ja teeb selle puldiga plõks pildi ära seal, ehk siis kadreeringud, asjad on juba nagu paigas seal, et seda on võimalik väga nagu iseseisvalt teha seal, ilma et sa pead nagu üle mõtlema selle koha peal. Ja kui sul just ei ole mingi disaini ettevõtte või see visuaalne selline pool hästi oluline on, siis tegelikult suur saladus. Ära teistele räägi seda, aga sotsiaalmeedias töötavad enamasti kõige parem need pildid, mis on just loomulikud sellele sotsiaalmeedia keskkonnale, et Facebookil, Instagramil, et need, mis on sellised liiga ilusad ja sätitud ja kus kõik viinamärad on seal ritta pandud ja kõik on perfektne. Need on sellised tehislikud ja siis loodud just konkreetseteks, et see pilt teha, sellepärast, et inimesed, kes sotsiaalmeedias tegelikult on, siis nemad jagavad igapäevaselt oma telefonit momente, on seal kihluspeod või kassipojad või mis iganes asjad, et kui sa nüüd suudad sinna vahele sulandada oma postituste, oma piltide ja ka oma pealkirjadega, siis tegelikult need töötavad sul Facebookis väga hästi. Punkt number 6 on Facebooki tasulised reklaamid. Boosti ja Nullist ei ole olnud kunagi lootus selle peale, et me oleks orgaaniliselt nüüd läheksime mingisuguseid algoritmi ületavaid nippe otsima ja räigelt nagu cheatima. Me oleme läinud kogu aeg äri ehitama, et kuidas meie reklaamid töötaksid, kuidas nad kliente otsiksid, kuidas me saaksime paremini kõnetada seda inimest, et ta saaks selgemalt aru seal. Nüüd esimesest päevast peale tegelikult Facebooki reklaamid on üks loogiline osa igast ettevõttest. Kui sa teed oma uue asja oma Facebooki lehe, sul on seal mingi hulk fänn, keegi ei näe postitusi. See on sama, nagu sa teeksid enda poe avaksid kuskil pimedas tänavas, kus keegi ei käi tegelikult ja siis ei istud üksi seal ootad kliente. Sa ei taha ootama jääda, sa tahad, et sinu toode jooks inimestena, kui sa sellesse ise usud ja sa tead, see inimesi aitab, siis miks sa peaksid ennast tagasi hoidma. Facebooki reklaamid võimaldavad sul seda kõige lihtsamalt teha ja nende kasutamine on tegelikult igale ühele võimalik selgeks teha, mis on nende juures eriti hea, et sa saad alustada siis kas 5 euro päevas näiteks ja sa võid rohkem ka panna. Aga panna see reklaami tööle 5 euro päevas ja see jõuab sul mitme 1000 inimeseni ja kutsuda sulle seal juba esimesed 47 potentsiaalse klienti sinu kodulehele. Lõppkokkuvõttes see teeb nähtavaks sind ettevõttena. Järgmiseks päevaks juba, versus sa jättis ootama. Meil käis koolitusel üks Tartu kutt, kes oli alustanud oma e-poega, ise oma e-poe püsti pannud, tegi seal kohalikus raadios reklaami, pani 250 eurot, siis 2 korda järjest, 500 eurot kulutus ära, ütles, et mitte ühte kostu ei tulnud. Käis meie koolitusel, pani 40 eurot Facebooki, järgmine päev ärkas üles, oli õnnelik, ta esimesed 6-7 ostu olid tulnud e-poest. Ja Facebook on täna number 1 kanal, mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas, läbi mille sa saad siis jõuda inimesteni ja tegelikult, kui sa paned need reklaamid peale selle väikesele, siis need hakkavad kasvatama sinu fännibaasi automaatselt, ilma et sa peaksid siis ise seal tegema ja võimlema, et ei ole mõtet hakata kohe tegema jagamismänge, vaid sa tahad enda tootest rääkida, mida see teeb, miks sa selle loonud oled, kuidas see minu elu paremaks teeb, kiiremaks, ilusamaks, mugavamaks, tervislikumaks, mis iganes asi on, mille sa oled siin maailma loonud ja seda on vaja sul selgitada ja inimesteni viia. Sul on vaja mõelda sellele, kuidas saada seda äri teha, on ju, ehk just. Siis jagamismäng ei ole äri, jagamismäng on turundustegevus seal ja kui see turundustegevus sulle müüki ei too seal, siis ei ole sellele vaja keskenduda. Kui me nüüd
Facebooki reklaamide pealt lähme edasi, kindlasti üks oluline osa Facebooki reklaamide sisendile on punkt number 7, et kirjutada blogisse postitust. Ja võib-olla Boosti siuke nagu õppetund ka siin oli see, et me oleme oma ettevõttega käinud läbi EAS-i turundusstrateegia diagnostikast ja turundusdiagnostika tulemusel vaadati siis kogu meie see turunduspakett üle, kus me siis pidime selgitama, mis me oleme, kuidas me teeme, mis kanaleid kasutame. Ja sealt ka toodi nagu väga-väga hästi välja, et nagu hästi tugevad kindlasti olema selle Facebooki reklaamides ja see kliendi otsimises ja tegemises on ju. Ja kindlasti tasuks seda nagu fookust veel juurde tuua siis pikaajalisel turundusstrateegial, mis on need blogipostitused ja need blogipostitused jäävad forever tooma Google'ist sulle liiklust on ju. Ja et see sisuturundus, see Google'ist liikluse toomine, seal on väga-väga palju potentsiaalseid kliente ja selle kliendi ostuprotsess on ka oluliselt kiirem kui see, keda sa siis Facebookis esimest korda lähed otsima endale. Ja mida see nüüd blogi postituse kirjutamine, ma arvan, see on kõige süke lihtsam asi, kus alustada, kodulehel blogi lisada. Võtame näiteks, müüsime supertoite. Milliseid supertoite siis sinna smuti sisse lisada, mis nendest kasu on, kuidas need toimivad, mis need maitsevad, miks me need kokku pannud oleme, kuidas seda smutit valmistada. Inimesed otsivad neid märksõnu Google'ist ja samamoodi ka tegelikult Facebookis on need valmis avastamised. Kui sa kirjutad nüüd ühe blogipostuse, selline paar lehekülge, paned sinna mingid visuaalid vahele, ilusti pealkirjade, alapealkirjade ja bullet pointidega seal loetavaks tehtud, lingid sinna sisse ära enda tooted ja paned selle nüüd ka Facebookis reklaamina tööle, postad selle Facebookis ja paned samamoodi selle 5 eurost päevast seal tööle. Saad hakkad sellega kodulehel liiklust tooma ja teistpidi täheb sul siis sealt Google'ist leitavaks. Nüüd kindlasti ära seda blogi postitust selliselt, et on lihtsalt üks hall tekst, kus ei viita siis mitte midagi sellele, mida sina teed või ei lingi siis sinu kodulehel järgmisi samme sinna sisse ära. Et siis inimene tuleb sinna, loeb selle postituse läbi ja tegelikult läheb sama targalt minema, et siis jääb see asi seal tegelikult poolikuks sul. Kui sa ise kirjutamises hea ei ole, ära muretse, on olemas inimesed õnneks maailmas, kes on kirjutamises head ja nad saavad sind sellega aidata. Et me oleme alguses kirjutanud ise ja vahepeal siis palunud ka kellegelt abi, et olemas Facebookis isegi grupp, kes vabakutselised ja disainerid äkki, et grupp on täitsa olemas. Punkt number 8. Jep. E-maili turundus ja see on kindlasti ka üks koht, kus me tegime oma äri ajaloo ilmselt ühe suurima vea või ühe kallimaks läinud vea kindlasti, et esimesed 1,5 aastat me siis lihtsalt keskendusime ka ainult uute klientide leidmisele, mis loomulikult on alustaval uuele ettevõttele, uuele brändil absoluutselt vajalik osa, aga me olime ära unustanud siis selle, kuidas siis oma klientideni jõuda pärast ostureitamist. Loomulikult Facebookis ja Instagram storydes igal pool nad meid nägid, aga tegelikult e-mail on täna number 1 kanal siiamaani, kus oma klientidega siis suhelda, kus nendele järgmistest toodetest rääkida ja kus nende siis ka lojaalsust võita ja kui nüüd tulevad mingid eripakkumised ka veel, siis reaalajas saad saata seal välja siis 100 või lausa 1000 inimestele, oleneb kui suur sul see kliendibaas on. Ma võin ära öelda ka selle augu suuruse, et e-maili kasutamata jätmine esimene 1,5 aastat läks maksma meile 32 kuni 40 000 euri. Täna ma vaatasin e-mail, mis teinud kuskil 250 000 eurot on. Üle veerand miljoni on teinud e-mail meil täna nagu tulemust ja meil oleks tegelikult rohkem, meil oleks võinud olla peaaegu 300 tänaseks koos juba. See on siis e-poe kogu müügist mingi 1 miljon vist või rohkem? Jah, üle 1 miljoni on täna e-poe kogu müük. Et üsna arvestatav summa, et esimesed 1,5 aastat me ei osanud seda kasutada. Kui me võtsime selle kasutusele, siis tänaseks kuskil 30% vist enam vähem. 25-30 sinna vahel jääb olenevalt kuudest. Jah, kuskil sinna jääb siis e-maili tulemus kogu müügist. Mis e-maili eelis on see, et kui nüüd Facebookis sul võib olla fännibaas ja sul on Instagramis jälgijad, siis tegelikult kõik nad ei näe sinu postitusi. Kui sa tahad nüüd inimesteni jõuda,
5% kuskil on enam-vähem Facebookis, Instagramis on natuke rohkem. Kui sa nüüd tahad need inimestena uuesti jõuda, siis on olemas sellised asjad nagu Facebook retargeting ja Pixel, mida me koolitusele siis väga põhjalikult õpetame ka. Aga nüüd sa pead maksma iga selle kliki eest või iga ostu eest, et see inimene uuesti oma siis kodulehele tuua, on see e-pood või ei ole ka vahet. E-mailis sa ei pea maksma. E-mail on sinu oma juba, see on kanal, mida sina omad, tegelikult on sul 2 kanalit ainult. On e-mail ja on sinu koduleht, kus sina ise kontrollid. Ja e-maili siis see tasuvus on kuskil sükke 30-50 korda. Me oleme isegi vahest näinud seal 60 korda, et keskmiselt 30-40 on siis 1 euro sisse ja 30-40 eurot saad keskmiselt sealt siis tagasi. Et see kulu on väga väike ja see tulu on sealt vastupidi just siis väga suur. E-maili puhul veel ülioluline asi on see, et kui sa nüüd hakkad omal alustav ettevõtt, sa hakkad omal uusi inimesi kodulehel tooma, ükskõik kus kanalitest nad tulevad, siis suur osa nendest inimestest ei ole valmis kohe täna ostma. See lihtsalt on niimoodi, asi ei ole sinu tootes, see on lihtsalt statistiline keskmine. 100 inimesest 1-2% ostab. See 1% on alustav ettevõtte puhul suke esimene eesmärk, 2% on juba tugev conversion rate. Aga nad on valmis ostma järgmise paari nädala või 30 päeva või kuni 90 päeva jooksul. Oleneb, kui kallis sinu toode või teenus on. Kui sa nüüd nende käest mitte mingisugust kontakte ei võta või Facebookis retargeting ei tee, siis see inimene, kes sinu kodulehele mingid kanalid pidi jõudis, tõenäoliselt enam tagasi kunagi ei tule. Sellepärast ta lihtsalt unustab sind ära ja täpselt nii, see on lihtsalt fakt. Kui sa nüüd suudad selle inimese käest koguda või küsida e-maili, siis sul on võimalik temaga edasi suhelda. Ehk sul on 2 osa, inimesed, kes ei ole veel ostnud ja kliendid. Ja jällegi, alustav ettevõttena puhul sa tahad seda e-maili suhtlust aktiivsena hoida, sellepärast sa tahad küsida tagasisidet, sa tahad rääkida oma järgmisest toodetest ja e-mail on täna selle jaoks, sinu jaoks parim. Kui me lähme nüüd 9. punkti juurde, siis Google on kindlasti koht, millest me ei pääse mööda. Me ise oleme pikaajaliselt sinna orgaanilisse Google levikusse seda sisu nagu tootnud, just selleks, et seda pihta saada. Teine pool, me oleme proovinud ise pusida siis Google'i reklaame, mida me oleme siuksest, alla keskmise tulemusi oleme nagu toonud seal. Ja mingil hetkel tekib nagu selge arusaam ka, et mida on mõistlik turunduskanalitena meil hallata enda maja sees ja millel on mõistlik otsida väga nagu spetsiifiline partner sinna kõrvale. Google'i reklaamid on kindlasti olnud üks nagu avastusi, et eelmise aasta lõpus leidsime endale uue partneri seal, leidsime endale partneri tegelikult esimest korda, kellega seal neid Google'i reklaame siis tegema hakata ja me oleme näinud tulemusi, mis meie seniseid saavutusi 5-7 korda on ületanud. Et selles mõttes on märkimisväärne, kui oma valdkonna nagu spetsialist teeb. Google'i reklaamid on ka oluliselt keerulisemad, tehnilisemad, kui on nagu Facebook. Ja ütleme, et kui me vaatame nagu Google'i reklaamide tasuvust, siis see on kuskil 20-25 korda tuleb raha tagasi. Ühe paned sisse, 20-25 tuleb tagasi. Kui siia kõrvale nüüd e-mail panna on, siis e-maili paned ühe sisse, 30-60 tuleb tagasi. Ja see ühe sisse panek tähendab selle e-maili tarkvara maksumus on. Ei tasu seda tarkvara maksumust karta, vaid tasub karta seda, et kui sa sellega midagi ei tee, sealt siis ei tule raha. Ja Facebook siia kõrvale veel omakorda on siis tasuvusega 1 sisse ja 7 tagasi. Ehk siis Facebook on ainukene nendest Google'ist ja e-mailist, kellel on siis hästi suur ulatus selle uue kliendi otsimisel. Tema on nagu absoluutselt kõige parem tööriist selle jaoks. Kui Facebook on just selle uue, et sa saad uue kliendi leidmiseks saad panna siis parameetrid sinna, naine või mees, mis vanuses, kus kohas ta elab, kas konkreetselt linnas või terve Eesti või mingi konkreetne riik ja panna need reklaamid sinna tiksuma, siis Google on hästi vajaduspõhine. Inimene, kes juba täna otsib lahendust sellele probleemile, mida sina lahendad, läheb, otsib sind ja kas ta nüüd leiab sind Google'i esimesed lehelt või ei leia, eks ole. Facebook vastupidi, inimesed on valmis avastama, et Facebook, Google on siis selle kliendi toomiseks, kes juba tahab täna osta. Ja see on see väiksem protsent turust tegelikult. Facebookis sa saad panna selle inimeste ette, kes ei teadnudki, et selline lahendus olemas on. Ja seetõttu tegelikult oma turu suurust ja oma kliendibaasi kordades suurendada. Kuigi ta siis tasuvus on väiksem, aga nüüd kui sa leiad enda uue kliendi Facebookist
ja ta ostab sinu käest või liitub sinu email listiga, siis emailis sa saad temaga pärast tasuta rääkida ja edasi rääkida või edasi suhelda. Ja kui me arvestame sinna juurde ka selle, et esimene ost Boostrefi puhul on 20 eurot, ja siis me tõstsime seda ostukorri suurust 40 euro peale ja see inimene tuleb ostab mitu korda aasta jooksul. Meil on kliendid täna, kes on ostnud juba 1000 euro eest ja teinud seal mitukümmend ostu siis selle paari aasta jooksul, mis nad on meiega koos olnud. Et sealt tekib nüüd kliendi eluaegne väärtus, mis on äris üks väga oluline number, kui see on seda eluaegset väärtust teada. Me teame, et kõik kliendid muidugi ostavad, need on ainult seal valitud VIP-seltskond, kes seal 1000 euro eest on ostu sooritanud. Aga oletame, et kui sul keskmine kliendi eluaja väärtus on kas või 100 eurot, järgmise aasta aja peale, siis tegelikult see 5 eurone või 10 eurone investeering sinna Facebooki on väga odav viis endale uusi kliente leida. Aga Facebookis on vaja kindlasti kasutada siis retargetit, pikslit ja kõiki neid võimalusi, mida siis Facebook pakub selleks, et see tasuvus oleks seal mõistlik, sellepärast, et kui need reklaamid on suunatud ainult 18–65 ja seal üle Eesti ja üks reklaam ühe pealkirjaga, siis tegelikult seda edu on väga raske saavutada või see lihtsalt läheb väga kalliks, see tasuvust ei tule sealt. Kui vaatame Google My Business ka, on ju, ehk siis kõik võimalikud asjad, mis sul on Google'is teha ära enda ettevõtte nähtavuseks, täida oma andmed, asjad ära, kuuluta enda kontod enda kätte seal, et sinu aadress, telefoninumbrid, need oleks õiged, on ju. Kindlasti nüüd, kui sa hakkadki oma esimeste klientidega suhtlema, et võib-olla saavad sul Google'is review, et see ka jälle suureks abiks on. Ja, et kõik siuksed asjad aitavad tegelikult hästi palju teie leitavust ja nähtavust edasi. Nii et on kaks siukest nagu põhilist platvormi, Facebook ja Google, kus pead oma profiilid asjad ilusti nagu korras hoidma ja seda siis kvaliteetselt tegema. Nüüd see oli siis punkt 9 ja tegelikult me oleme jõudnud juba väga viimasesse punkti ka, mis on siis 10, et hoolitse esimeste klientide eest ekstra hästi. Et samad esimesed 100 kliente, et sa tahad teada, kas kõik läks hästi, kas see vastas ootustele. Sa tahad nendega suhelda, sa tahad neid kirjutada, võimalusel isegi helista nendele, miks mitte, eks ole. Et me hakkasime panema kaasa klientidele lisaks sellele, et ta sai selle toote, mida ta tellis, aga ka siis kas mingi väikese testerpaki teisest tootest või sinna panime kaasa siis sellise ilusa soovi või midagi sukest väikest, mis aitaks neid ootuseid ületada tegelikult ja tekitaks meie suhtes sukse hea emotsiooni, et see inimene tahab ka sind teistele soovitada, et päriselt hoolitakse, kui keegi küsib sinu käest, siis kindlasti vasta võimalikult kiiresti nende inimestele. Aga see tagasiside küsimine, et sa saaksid siis veel paremat teenindust või kogemust pakkuda. Et meil on ka olnud perioodi, kus me kasvasime seal hästi kiiresti 100 000 pealt mitu korda edasi aasta käive, siis klienditeeninduse asjad seal jäid natukene kõrvale ja mingi aeg avastasime, et asjad on vastamata ja tegemata ja see muidugi põhjustab asjatult pahameelt tegelikult, mida sida kliendina kindlasti ei taha, et sa jääksid sinna ootama. Et hästi oluline, Facebook on täna see koht, kus inimesed väga palju kirjutavad sulle, Instagram on see koht, kus inimesed vastavad sul story'de peale, kus sul on võimalik küsida inimeste käest. Ja kui sa nüüd saad seal alustada vestlust inimestega, siis kasuta neid kanaleid kohe selleks, et seda tagasisidet küsida ka, et väga lihtne võimalus. Kui võtame esimeste klientide eest veel, et siis ei ole vahet ka, kui suured sul need email listid on, et isegi kui sul on need esimesed 100 tükki on email listis, siis alati ikka kirjuta, ikka teega neid pakkumisi. Harjuta juba selles mõttes, et mida väiksem on list, seda väiksemad on ka sinu vead selle haldamisel, on ja. Tee oma pakkumised sinna ära, vaata, kuidas nendele reageeritakse, õpi neid pakkumisi erinevalt sõnastama tegema seal, õpid neid kirju kirjutama seal. Ega selles mõttes, kui see list on sulle, et ootan kuni 1000 kokku saab ja siis hakkan kirjutama, siis osad kontaktid on justkui nagu aegunud seal. Nad ei isegi mäleta enam nüüd, kus sa järsku siis tulid oma asjaga, eks ole. Et kui sa järjepidevalt kogu kirjuta endale, siis nad on just harjunud sinu kirju saama. Ja jällegi ei ole vaja ennast üle mõelda, need kirjad ei pea olema seal siis ilusalt reklaamilikult kujundatud ja tehtud seal, nagu mingi ajakiri oleks lihtsalt sõbralik kiri sinult minule ja muud ei olegi ja kindlasti lisa sinna juurde ka siis see call to action või mis seda, kus sa tahtsid selle inimese lõpuks suunata.
ja nüüd me oleme jõudnud lõpusirgele meie siis 3 osast koosnevast maratonist, see oli siis see viimane kolmandik. Käin üle ka esimeste osade siis teemad, esimene oli siis oma äri alustamine, seal on hästi tugevalt siis selle äri tee leidmine, kuidas seda valideerida seal, kuidas oma tegemisi organiseerida. Teine osa koosnes siis ettevõtjaks olemisest, mida see tähendab, milliseid harjumusi, milliseid eluhäkke oleme me proovinud, mida me teistele soovitame. Ja nüüd 3. osa oligi siis esimese 100 kliendi leidmine, millised on need vajalikud sammud, et sa siis need 100 saaksid ja kuidas neid siis sealt juba edasi kasvada seal. Kui nüüd 100 on käes, siis ülejäänud 1000 tuleb ka juba palju lihtsamalt. Ja kui sa kuulanud eelmist saateid ei ole, siis leiad need sealt samast, kus selle saate leidsid, et kuulamist, kui sulle meeldis saade, see oli sulle kasulik, siis saada see kellelegi edasi kuulamiseks, kellel võiks ka sellest kasu olla. Ja jäta meile iTunesi review, oleks sellest väga tänulikud sulle, kui sul tekkis küsimusi veel mingites kohtades, siis kirjutada, võid otse kirjutada mulle sven@nullist.ee või leida meid Instagramis, teetorim või Svennu või nullist.ee, lisainformatsiooni on seal blogis lugemist ja teisi podcasti saateid veel. Kui sa kuulad meie saateid, siis hea meelega tagi Instagramis ära story'sse, et sa kuulad Nullist podcasti, meie tahaks ka siin näha, me tahaks ka sulle nagu kaasa elada ja omalt poolt siis näpud püsti visata, nii et tšau paka ja näeme järgmine kord. Kohtumisele.